No ahoi, mis toimub? Toimub selline asi, et täna jälle siin tuntud YouTuberid lähevad metsamajja. Ja mina olen praegu siin kandis esimene vist, et täna lähme siis Luige metsamajja, aga praegu ma olen siin kõrval metsamajade juures, mis on siis Värska 1 ja Värska 2 ja Värska telkimisalade asjad. Et vaatab lihtsalt siia ka väikse pilgu peale, et enne kui me lähme siis sinna Luige metsamajja. Tähistame 3 inimese sünnipäeva selle Luige metsamajas. Et siis Viljami, Älli ja Rauno sünnipäevasid siis. Et nad on väga ligistikku üksteisele, et siis saab ära tähistada. No jah, siin saab matkama minna, kui soovi on. Noh, jah, mina seda 43 kilomeetrit jala küll ei viitsi minna, eks ole. Et rattaga võib veel, aga jala küll ei taha. Aga jah, siin on näha ka, et me oleme praegu siia metsamaja me lähme. Paarsada meetrit tagasi on see metsamaja. Et jah, lihtsalt natuke vaatan, mis siin on. Et võib-olla tulevikus saab isegi siia tulla. Et siin on jah 2 väikest metsamaja, üks on siis 4-kohaline, et siis see peaks olema nüüd Värska 1. Peaks olema see, mis siin on. Ja seal tagapool, seal peaks olema nüüd Värska 2, mis on siis 2-kohaline vist, kui hästi mäletan. Ja siin on siis ka, ma vaatan, et riietud kuskil, seal on kuskil allikas. Väga äge, allikas. Siin on siis jah, RMK Värska siis nii-öelda see varialune telkimine siin ei ole lubatud. Noh, on lubatud. Et on telkimine lubatud lihtsalt nendele metsamaja elanikele siis, rentnikele siis on see lubatud telkimine siin. Siit saab, kes soovib, saab minna ujuma. Ilusti liivane randasjad. Ilus järvekene on siin. Näed, ongi, siin on see number 1 maja ja seal kohe puude taga on number 2 maja. Et vaatab siit ka natuke üle. Et siin saab ka pikemat matka teha kui 43 kilomeetrit. Et jah, saab minna põhimõtteliselt siukene, noh, ütleme siuke 700 kopikatega kilomeetrit lähed sinna poole ja oled kohal. Ja lühem tee muidugi mingi 100 teise suunda siis. Ma täpselt ei tea, palju siin seda viita ei ole ka väljas. Ja seal on mingi infotahvel, ma lähme vaatame seda ka korraks. Siin on siis mingi infotahvel. Ahaa, siin on nüüd mingid varemed ja ka mingi infotahvel, mis tõenäoliselt räägibki samast varemest. Tõenäoliselt jah, saekaate. Tõenäoliselt sellest samast varemetest nüüd räägitaksegi siin. Jah, muidugi iga läga täis ka juba veetud. Tavalise rahva poolt on siin mingit jama täis veetud siia. Ja siin on mingi sillaka, ma vaatame selle ka üle. Nii, siin on mingi siuke puitsild. Sügav kraam on siin. Oi jah, 2 meetrit sügav värk on siin. Siukene värk. Siin on siis telkimisala. Et noh jah, muidugi juba sisse pekstud need restid. Aga jah, siia saab vist nüüd iga üks tulla, et siin võib vist telkida. Et siia võib vist iga üks nii-öelda oma telgiga tulla. Et ja muidugi kuskil keegi koputab ka, otsib süüa. Et jah, siia võib siis jah, põhimõtteliselt iga üks tulla. Et ma sain aru ka, et kunagi siin Estonian Adventures käis talvel. Ühe öö oli siin ja järgmise öö siis olid mugavalt seal majakeses. Veetsid rahulikult majakeses. Sossus siis. Et jah. Ja siin on jälle mingid varemed, aga nüüd vist siin enam silti ei ole küljes, mis ütleks, mis varemed need on. Muidugi elektrikaablit tuleb ka siit. No muidugi. Ja äkki saab purtsu ka, keegi on muidugi siin midagi põletanud täiesti. Mulle saabus ka vahepeal see uksekood, nii et ma lähen vaatan siis Luigesse, et äkki saab juba sisse. Ja hopsti! Näed, olen jõudnud siukse kohta. Et ongi Luige metsamaja siis. Et puukuur on seal. Seal on siis kemps, väljas istumiskoht siin. Ja on siin ka see nii-öelda metsamaja ise nüüd. Ja kaev ka muidugi, jah. Vot see jäigi näitamata ja kohe 2 kaevu on siin. Siin on kohe 2 kaevu, et siin ei ole ainult 1 kaev.
vaid siin on 2 kaevu kohe. Ja kui väga tahad, siin on ka saunamaa, eks ole, kui väga tahta, siis noh, uksest siit välja ja hops järve. Enne tuppa minekut muidugi lähebki, vaatabki, kuhu see väike rada viib, et siin on ju see, et siit läheb muidugi see pikk matkarada ka mööda jälle, aga läheb, vaatab jah, kuhu see väike rada viib, äkki ta viibki kuskile paadisillale või siukse kohta. Aga jah, see kaev vist väga enam ei tööta, sellepärast, et seal ei ole mingit tegevusjälgi näha. Eks ta jah ole see, et siis sa pead ennast nii kuumaks kütma saunas, et sa jõuad ikka kuumana järve ka joosta. Sest muidu on natukene jah, pahasti tahtud maha saada oma karastuse ilma vees käimata. Rada täiega keerab ennast. Aga tundub, et saab küll, kui väga tahta, saab alati. Haigur on ka seal ja et siuke värk siis. Jah, ma lähen tagasi, ma ei taha vihmagas istuda. Nii, ja lähme siis sisse ka, vaatame, mis siin on. Ilusti panin juba sisejalaluud jalga. Nüüd ei oleks see kullu. Ohoo. See on nagu jah, ma vaatan praegu, et kuidagi maru sarnane ühele teisele metsaoonile. Seal, kus me viimati olime. Tuled ka täpselt samamoodi. Terrass oli seal. Täpselt samamoodi laud selle koha peal. Kamin on ka täpselt nagu sama jugune ju. Ja nii, aga vaatame siis, mis siin täpselt on. Noh, külmik on ikka sama koha peal. Ja, aga pliit on natuke teisel koha peal ja saunaahi ka. Et seal oli pliit oli siin ja saunaahi oli seal teisel pool. Mäletan, mis metsamaa see nüüd oli. Kõverääv ja metsamaa see oli nii. Ja, et siuke värk siis. Vaatame, mis siin siis on ka. Nii, keegi saab täna siia magama minna, 2 inimest saab siia minna. Midagi on ka siin olemas. Siin on puhastustarbed, et see põrand ära puhastada. Noh, jah, eestlastele meeldib saun muidugi. Ja hopsti, siuke saunamaja on siin. Sauna. Ja, et siin on olemas ilusasti kivid, asjad, panged. Siis on eesruum siin täiesti mõnusalt olemas. Huvitav, et ma ei ole veel siin ei ole, siin vist ei ole nüüd seda sisemist asutust ehk siis sisekemmergut. See tuleb siin olemas. Et siin on olemas ainult välikemmerg, siis ei saagi mugavalt sees käia. Ja siis on siin jah. Siis on siin siukene trepp täiesti olemas. Vaatame ülesse. Ja seekord saab see üles veel mõnusamalt sooja panna. Just sellepärast, et siit on lahti ju. Nii et mulle meeldib. Saunakütjale meeldib siuke asi küll. Ja siin on need väiksedki tuled. Kõverjärves. Siin on kõik madratsid asjad olemas, nii et siin on nagu täiesti hea elu ju. Laavad siin asjad kõik olemas. Et ei ole ju hullu mitte midagi. Et siin saab veel välja ka minna ja oota, vaatame õue ka. Ja õue ka muidugi saab aidata. Ja muidugi istuda saab siin. No, täiesti hea elu ju. Mis te arvate? Kurat, siukses kohas isegi elaks. Suva see kemmerg. See on suva minu arust. Ja kes siis tahab, saab ka natukene lugeda. Natukene lugeda. Ma nüüd teen tule kõigepealt alla ja siis vaatab edasi. Nii, ja kes me siis siin on? Kust te tulite? Tulite ka inimeste kohale, jah? Jaa, Võugalast. Aha. Ja no, mõni mees ikka tahab seal vihmakas kõntida ka. No mina ei taha. Mina lähen naudin sooja kaminet seal hoopis toas ja mängin siis jälle seda majakütjat. Ja mis see siis ees on? Uus müts? See on uus müts, jah. Ahah. Et veel üks müts. Selles mõttes, et kui kõik hakkavad mütsi saatma, siis ma varsti mütsiruum peab olema kohe eraldi, kus on siis seina peal ja siis ma hakkan koguma neid mütse veel. No näed. Vana hea kaev muidugi. Ega ei ole siukest luksust, et tuleb vesi nuppu vajutates või kraani lahti tõmmates. Vaid tänapäeval tuleb ikka siin nii-öelda vändaga käib see asi. Et vesi tundub väga kõrgel olevat, jah?
jah, siuke teema. Annul söö ei ole midagi. Siin samas. Jaa. Nii. Vesi on toodud. Vesi on olemas. Et mingi aeg teeb ahju ka tule ära, ma arvan. No nii, mis meil siin toimub? Nagu näha, keegi täna öösel tahab õues magada. Ja midagi käib meil siin õues ka. Ohoo! Kas meil on kägu ka juba kohal või? Nii, mis meil siin siis õues toimub? Tundub, et täna saab liha ka. Saab liha ka juba, jah? Aga mina ei söö liha. Ahah, sina ei söö liha. Kuidas nii? Kõik kadusid kuskile ära, ma ei tea, kus nad nüüd ära kadusid. Ahah, metsa kadusid. Neil on mingi hommikune matkaring. Et vist käisid 5 kilomeetrit, kõndisid nüüd ära. Või see, mis ümber järve on. Nii et ma ei tea, mis nad seal metsast käisid otsimas. Ane rivis kohe tulevad ja... Käisite 5 kilomeetrit valutamas, jah? Jaa! Tehtud! Hommikune 5 kilti. See käisid pürgi seeni vaatamas. Ahah, no nii näed, metsamaja on siin ja uks on lukus, enam ei saa sisse. Uks läks lukku, nii et ja 100 euri maksab. Ja 100 euro eest saab sinna sisse. Avaneb. Avaneb põllumaailm. Maagia. Ja, aga noh, siuke väike seiklus jälle või noh, mis seiklus, noh, metsamaja värk ja ma loodan, et teile meeldis, nii et teate küll tavalised toimingud ja subscribe'id, like'id ja share'id ehk siis jagamised ja kommenteerige ka, kellel kommenteerida on. Jah, aga aitäh, et vaatasite ja näeme peagi järgmises videos. Tšauki!